Kõhunäärmevähk ei ole vaikne haigus, mida saab varakult avastada. See on salakaval. See pääseb keha varajastest hoiatusmärkidest mööda. Nii et ajaks, kui midagi tundub valesti, on haigus sageli juba kaugele arenenud. Aastate jooksul pole ellujäämus peaaegu üldse paranenud. Ainult käputäis patsiente 100 jääb üldse ellu. Statistiliselt on see nagu Vene rulett, kus 6 pesast 5 on laetud, kuid pärast aastakümneid kestnud ebaõnnestumisi on teadlased hakanud kõhunäärmevähi kaitsetest läbi murdma. Nad on teinud puutumatuna peetud sihtmärgist midagi, mida saab rünnata, ja see, et nad on avastanud selle varjatud süsteemi sees, muudab kõike. Kõhunäärmevähk on üks kõige surmavamaid haigusi üldse. Kuigi tänapäevane meditsiin on teinud suuri edusamme viiruste vastu võitlemisel ja vähi ellujäämisnäitajate parandamisel, on kõhunäärmevähk jäänud lahendamata mõistatuseks, kindluseks, kuhu arstid pole suutnud ravimitega tungida. Isegi tänapäevaste meditsiini arengute juures on kõhunäärmevähi üldine ellujäämisprotsent madal, väga madal. Täna on see vaid 13%. See on kõigist suurematest vähivormidest madalaim. Rikastes riikides oli 2017 aastal diagnoositud kõikide vähivormide keskmine 5 aasta elulemus 70%. Ja see asi läheb veel hullemaks, sest enamik kõhunäärmevähkidest avastatakse alles siis, kui on juba liiga hilja. Need on juba 4. staadiumisse metastaseerunud. Tegelikult diagnoositakse üle 4-5 kõhunäärmevähist just selles staadiumis. Metastaseerunud kõhunäärmevähi. 5 aasta elulemus on vaid 3%, ainult nii palju patsiente on selle aja möödudes elus. Mis teeb selle nii surmavaks? See on seotud sellega, kuidas kõhunäärmevähk toimib. See on asukoha, immuunvastuse ja sümptomite avaldumise täiuslik kokkulangemine. Kõhunäärmekasvajad põhjustavad harva märgatavaid sümptomeid, osaliselt seetõttu, et nad asuvad sügaval keha sees. Need ei muutu füüsiliselt nähtavaks ega põhjusta sümptomeid, mida patsient võiks tunda, enne kui nad on levinud teistesse organitesse ja kehaosadesse. Haiguse varajaseks avastamiseks puudub sõeluuring, kuna see areneb kiiresti ja vaikselt. Tavaliselt märkavad patsiendid esimesi sümptomeid, kollatõbe ja kõhuvalu, alles siis, kui vähk on juba levinud. Selleks ajaks on ellujäämisvõimalused peaaegu olematud. Kõhunäärmevähk surub maha keha varajased hoiatussüsteemid oma struktuuri tõttu, muutes selle praktiliselt ravimatuks. Siiani olid arstid alati hämmingus keha reaktsioonist kõhunäärmevähile, sest enamikul patsientidest puudus see peaaegu täielikult. Nad ei suutnud mõista, miks patsientide immuunsüsteemid ei hakanud kunagi tööle. Vähirakud kasvasid ja paljunesid kogu kehas, ilma et T-rakud oleksid mingitki vastupanu osutanud. Siis avastasid teadlased, mis tegelikult toimub. Kõhunäärmekasvajad katavad end glükoproteiinidega, et jäljendada terveid rakke. See suhkrukate annab immuunsüsteemile märku taanduda, võimendades kasvajarakkudel varjuda otse silme all. Kõige levinum kõhunäärmevähi vorm, PDAC, võib küll käivitada mingisuguse immuunvastuse, kuid T-rakud ei suuda siiski kasvajasse tungida. Kõhunäärmevähirakkude ülesehituses on midagi, mis peatab ainsa asja, mis võiks nende vastu võidelda. Aga silmapiiril on uus areng, sest seni ravimatuks ja ravimitega sihitamatuks peetud kood on just nüüd murtud. Kõhunäärmevähi üle kavaldamiseks pidid teadlased leidma viisi, kuidas tungida läbi betoonpunkri, mille vähk loob. See punker on tuntud kui desmoplastiline strooma, kindlustatud müür, mida teadlased pidasid peaaegu läbitungimatuks. Kui kõhunäärmevähk kasvab, kaaperdab ta enda ümber olevad rakud. Mutatsiooniga vähirakud kahjustavad omakorda neid ümbritsevaid kudesid. Selle tulemusena aktiveerub keha haavade paranemise režiim, mis tekitab kasvaja ümber armkoe. PDAC kasutab seda kudekilbina, mida nimetatakse stroomaks. See on palju tihedam kui enamiku teisi kasvajaid ümbritsev kude. Mingil põhjusel tekitab PDAC uskumatult kiulise koebarjääri, mis takistab enamikul vähiravimitel jõuda rakkudeni, mida nad peaksid hävitama. Lisaks sellele, et desmoplastiline strooma toimib kõige hullemat tüüpi turvapiirdena, tekitab see veel ühe probleemi – sisemise vedeliku rõhu. Kasvajarakud toodavad väga hüdrofiilset suhkrut, mis tõmbab ligi ja imab vett, põhjustades kasvaja osade paisumist. Aga kasvaja ei saa vedelikku välja juhtida ega väljapoole paisuda, sest tihe strooma blokeerib selle. See on nagu õhupalli täitmine veega betoonkesta sees. Sellel pole kuhugi paisuda, mistõttu tekib rakkudele ja veresoontele sisemine surve. Isegi kui arstid leiaksid viisi selle barjääri ületamiseks, surub strooma tekitatud surve veresooned füüsiliselt kinni, takistades ravini kohale jõudmist. Sel hetkel muutub keemiaravi lootusetuks võitluseks. Ravimite manustamine kõhunäärmekasvajale on nagu spagettide viskamine vastu seina ja ootamine, et need sellest läbi läheksid. Kõik see muutis traditsioonilised ravimeetodid kõhunäärmevähi vastu valusaks ja enamasti kasutuks. Meditsiinimaailm pidi leidma midagi muud, midagi paremat. Siin tuleb mängu Nalirfox. Traditsiooniline keemiaravi ei sihi vähirake. See mõjutab kõike. Keemiaravi on võrreldav bioloogilise vaiba pommitamisega.
Kui seda kasutatakse haiguse vastu, millele see ligi ei pääse, tapab see sisuliselt palju keha toimivaid osi, jättes kõhunäärmekasvaja ravita. Üks onkoloog, dr. Samik Roy-Chaudhuri, ütles, et isegi meie parimate keemiaravidega on keskmine kasu umbes 6 kuud, mõnikord vaid nädalad või kuud. See on vaevu piisav aeg, et pered jõuaksid olukorrast aru saada, aga NALIRFOX kasutab targemat lähenemist, sihipärast. See ravim kasutab vähivarjatust tema enda vastu. See libiseb mööda tervetest kudedest, murrab läbi kasvaja kaitsemehhanismidest ja vabastab kogu oma toimeaine alles siis, kui on seespool. Uuring nimega Napoli 3 viidi läbi 18 riigis, et näha, kui tõhus uus ravim on. 770 patsienti, kellel oli diagnoositud metastaatiline pankreasevähk, kõige surmavam tüüp, valiti uuringus osalema aastatel 2020 ja 2021. Umbes pooled neist said NALIRFOXi, samas kui teine pool sai tavalist esmavaliku keemiaravi metastaatilise pankreasevähi korral. Neil, kes et standardset keemiaravi, oli mediaanne elulemus 9,2 kuud. Neil, keda raviti NALIRFOXiga, oli mediaanne elulemus pikem, 11,1 kuud. Kuigi see ei pruugi tavainimesele palju tunduda, on see onkoloogia jaoks suur võit. See tähendab 20% paranemist elulemuses haiguse puhul, mida peeti peaaegu kindlasti surmavaks. Vähimaailmas on see terve põlvkonna jagu edasiminek. Lisaks võtsid patsiendid NALIRFOXi keskmiselt 6 nädalat kauem kui tavalist keemiaravi, mis võimaldas ravimil olla tõhusam. Nende uskumatute tulemuste tõttu muutis FDA NALIRFOXi läbivaatamise oma peamiseks prioriteediks. 2024 aasta veebruaris sai ravim ametliku FDA heakskiidu, muutes selle patsientidele, kes seda vajasid, kättesaadavamaks ja võimalik, et ka taskukohasemaks. Kuigi FDA ei kontrolli otseselt, mida kindlustus võib või ei või katta, tähendab FDA heakskiit tavaliselt seda, et ravim kuulub Medicare'i ja Medicaidi katte alla. Aga NALIRFOX on alles esimene samm, sest kui arstid pääsesid kasvaja sisse, pidid nad endiselt silmitsi seisma ohtliku vaenlasega, keda nad ei saanud kuidagi puudutada, geneetilise kurikaelaga, mis oli muutnud kõhunäärmevähi enamiku jaoks surmaotsuseks. Vähi enda põhjustanud mutatsiooni struktuur. Ligikaudu 90–95% kõhunäärmevähkidest on põhjustatud KRAS-mutatsioonist. Teadus oli seda 40 aastat kuulsalt puutumatuks nimetanud. KRAS-geen toimib nagu sisse-välja lüliti, mis kontrollib, kuidas rakud kehas kasvavad. Enamikus kõhunäärmevähkides oli KRAS kuidagi lülitatud sisseasendisse ja jäi sinna jäädavalt kinni. Teadlased olid täpselt välja selgitanud, millist mutatsiooni nad peavad sihtima. Probleem? Neil polnud mingit võimalust seda teha. Ravimid toimivad tavaliselt nii, et nad kinnituvad valgupinnale, kuid KRAS-mutatsioon oli uskumatult sile. Nii sile, et teadlased nimetasid seda õlitatud palliks. Mitte miski ei suutnud sinna kinnituda. Ravimid ei suutnud sellega seonduda ja seni, kuni nad ei suutnud sellega seonduda, ei saanud nad selle vastu toimida. Kuni teadlased mõistsid, et nad olid sellele valesti lähenenud. Miljardeid kulutati selleks, et leida viis, kuidas selle valgupinnast kinni haarata. Aastakümnete pikkune katseravimite ja kliiniliste uuringute jada osutus täielikuks läbikukkumiseks. Kuid kogu aeg oli selles kaitses peidus üks varjatud nõrkus, mida sai kasutada kasvaja südame ründamiseks. Sest ehkki valgul ei pruukinud olla süvendit, kuhu ravimid saaksid kinnituda, mõistsid teadlased, et õigeid meetodeid kasutades saavad nad selle avada. Probleem ei olnud kunagi see, mis ta esmapilgul paistis. Vähivastase võitluse rahastamine ei olnud raisatud. Teadlased panid palju vaeva selleks, et avastada täpselt need kemikaalid, mis on vajalikud vähirakkude tapmiseks. Ainus probleem oli selles, et KRAS-valgul ei paistnud olevat taskut, kuhu ravimid saaksid kinnituda, et surmav keemiline doos kohale toimetada. 2013 aastal keskendus Kevin Schuchat, biokeemik California ülikoolist San Franciscos, konkreetsele KRAS-mutatsioonile nimega G12C. Lihtsustatult öeldes muudab see mutatsioon glütsiini väga reaktsioonivõimeliseks jäägiks. Teadlased kujundasid hulga molekule, mis kleepuksid selle külge. Ja kui nad seda tegid, juhtus midagi huvitavat. Kleepumine sundis valku nihkuma, paljastades selle sees väikese varjatud õõnsuse. Teadlased nimetasid selle avastuse Switch to Pocketiks. Schuchati läbimurre kehtis vaid väga väikese osa kõhunäärmevähi juhtude kohta, vähem kui 1% puhul, kuid see tõestas midagi, milles paljud teadlased olid aastakümneid kahelnud. KRAS-i oli võimalik sihtida. Õigete kemikaalide leidmine, mis suudaksid seda tagaukse võimalust ära kasutada enamiku teiste kõhunäärmevähi tüüpide puhul, võttis palju rohkem aega. Selliste, mida saaks kasutada mitte valgu ründamiseks, vaid selle täielikuks väljalülitamiseks. Üle 480 võimalikku ühendi testiti, et leida neid, mis seonduksid Switch to Pocketiga, kuni leiti kemikaalid, mis suudaksid KRAS-i lüliti igaveseks välja lülitada.
teadlased olid avanud täiusliku ravimite kohaletoimetamise süsteemi. Nüüd oli vaja välja töötada väga spetsiifiline relv, et seda ära kasutada, kuid tekkis probleem. Ühendid olid peaaegu liiga täpsed. Need toimisid ainult selle konkreetse mutatsiooni vastu. Kui mutatsioon muutus, kaotasid ravimid oma sihtmärgi ja muutusid vähi vastu praktiliselt kasutuks. Pärast aastaid kestnud uurimistööd ja katsetusi näib, et teadlastel on nüüd vastus olemas. Nende enda isiklik palgamõrvar, surmav maailma kõige ohtlikuma vähi vastu. Deraxonrasib. Ja see võib olla onkoloogia püha graal. Teadlased olid juba välja töötanud mõned sihitud KRAS G12C inhibiitorid, kuid need olid natuke liiga sihitud. Need polnud kõhunäärmekasvajate vastu nii tõhusad, kui arstid oleksid soovinud. Kui valk muteerus veelgi või muutus ravimiresistentseks, langes nende ravimite tõhusus peaaegu nullini. Deraxonrasib on laia spektriga ja see võib aidata saada jagu esimese põlvkonna inhibiitorite suhtes tekkinud ravimiresistentsusest. Ravim toimib, kaasates abimolekuli nimega tsüklofiilin A. See toimib nagu molekulaarne liim, luues ühenduse, mis võimaldab ravimil kinnituda krassi külge ja signaalid välja lülitada, mis soodustavad vähi kasvu. Nii liigub ravim kiiresti läbi keha, leiab üles muteerunud krassvalgud ja kinnitub nende külge nagu magnet. Kui keemiaravi on nagu vibe pommitamine, siis Deraxonrasib toimib sihipärase likvideerimimena. Tulemused olid silmapaistvad. Ravimiuuringute seerias valiti 500 patsienti, kes said kas keemiaravi või Deraxonrasibi ravi. Peaaegu 92% neist oli KRAS G12C mutatsiooniga. Keemiaravi saanud patsientide keskmine elulemus oli 6,7 kuud. Neil, keda raviti Deraxonrasibiga, tõusis see 13,2 kuuni. Individuaalsed patsiendiaruanded näitasid samuti, et enamiku jaoks oli Deraxonrasib palju vähem toksiline kui keemiaravi. Patsientidel esines üldiselt vähem ja kergemaid kõrvaltoimeid ning palju vähem inimesi otsustas selle tõttu ravi katkestada. See läheb ainult paremaks, sest KRAS-mutatsioonid ei põhjusta mitte ainult kõhunäärmevähki, vaid vallandavad ka hulga kasvajaid, sealhulgas kopsu, kolorektaal, munasarja, endomeetriumi ja mõningaid teisi kõige levinumaid ja surmavamaid vähivorme. Igal aastal diagnoositakse üle 5,1 miljoni inimese ühte neist 4 vähivormist. Lisaks enam kui 500 000 inimesele, kellel diagnoositakse kõhunäärmevähk. Ravim, mis sihib vähki põhjustavaid KRAS-mutatsioone, võiks anda täiesti uue lootuse ja olla sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus 5,6 miljonile inimesele igal aastal. Tegelikult on kopsu, kõhunäärme ja jämesoolevähk 3 peamist vähisurma põhjustajat. KRAS G12C saladuse lahendamine ei anna lootust mitte ainult kõhunäärmevähi patsientidele, vaid kõigile KRAS-mutatsioonidest põhjustatud vähiga patsientidele. Kui see uus imeravim hakkab praeguseid kasvajaid hävitama, on silmapiiril veelgi helgem tulevik. Teadlased on veel ühe uskumatult olulise läbimurdeläven. Tehnoloogia, mis ei sihi ainult vähki, vaid tagab, et kasvaja ei tule kunagi tagasi. Vähivaktsiin. Kuigi Deraxonrasib on peaaegu imeline läbimurre, ei ole see kõhunäärmevähi patsientide jaoks veel loo lõpp, sest enamiku inimeste puhul lakkab Deraxonrasib mõne aja pärast toimimast. Nende kasvaja muutub ravimiresistentseks. Hoolimata pikemast elueast seisavad nad taas silmitsi oma suurima hirmuga, vähi tagasitulekuga. Üks ettevõte kasutab mRNA-tehnoloogiat, sarnast sellele, mida kasutati COVID-19 pandeemia lõpetanud vaktsiinis, et olukorda muuta. Nende lootus on kasutada kaasaegset meditsiini mitte ainult pankrease vähiraviks, vaid ka selleks, et see ei tuleks enam kunagi tagasi. BioNTechi kohandatav mRNA-vaktsiin on praegu oma esimese faasi katsetustes. Siiani tunduvad tulemused palju lubavad. Vaktsiin valmistatakse igale patsiendile individuaalselt, lähtudes tema kasvaja unikaalsest DNA-st, et paremini sihtida vähirakke, mida tuleb hävitada, kuna need erinevad patsienditi. BioNTechi uuringus manustati vaktsiine 16 patsiendile pärast kõhunäärmevähi operatsiooni. Ravi kombineeriti keemiaravi ja immuunoteraapia ravimitega. Pooltel patsientidest aktiveeris vaktsiin kasvaja spetsiifilised immuunrakud. mRNA-süstiid õpetasid neid sõdurrakke spetsiaalselt ära tundma kasvaja unikaalset tunnust ja hävitama vähirakke. Nad tegid koostööd keha enda immuunsüsteemiga, et õpetada seda tuvastama ja võitlema kõhunäärmevähi vastu. Ja kui tõhus on see praegune otsi ja hävita vaktsiin kõhunäärmevähi vastu? 8 patsiendist, kelle immuunsüsteemi vaktsiin aktiveeris, oli 7 veel elus 4–6 aastat pärast operatsiooni. See on peaaegu 90% elulemus, mis on palju kõrgem kui praegune 13%, mida omistatakse kõhunäärmevähi patsientidele. Onkoloogid olid tulemustest hämmastunud. Üks arst Memorial Sloan Kettering'i vähikeskusest ütles uue vaktsiini kohta, et sellel on potentsiaal aidata ühe kõige surmavama vähivormi ravis. Teadlased peavad veel välja selgitama, miks mõne patsiendi immuunsüsteem reageerib vaktsiinile, samas kui teistel mitte.
Isegi nende jaoks, kes võiksid vaktsiinile hästi reageerida, on suur küsimus, kas nad saavad selle üldse kätte, sest ellujäämise hind on jahmatavalt kõrge. Nalivax, Duraxon, Rasib ja isikupärastatud mRNA vaktsiinid. Kõik need tähistavad tohutuid tehnoloogilisi, teaduslikke ja meditsiinilisi edusamme. Kahjuks on need kõik praegu kättesaadavad vaid kõige jõukamatele patsientidele. Iga üks neist ravimitest maksab $10,000 ühe tsükli kohta ning tsüklite arv, mida on vaja inimese remissioonis hoidmiseks kogu elu jooksul, võib viia astronoomiliste kuludeni. Nalivax maksab keskmiselt $7,800 tsükli kohta. Vajalikud mitmed ravitsüklid võivad eluaegseks kogukuluks kujuneda $150,000 kuni $200,000. See on piisav, et katta 4-aastane õpe erakõrgkoolis või isegi soetada esimene kodu odavamas piirkonnas. Ainuüksi ühe ravimi eest maksmine viiks enamiku inimesi pankrotti ning koos teiste nimekirjas olevate ravimitega oleks see täiesti taskukohamatu. Deraxon Rasib ei ole veel kaubanduslikult saadaval, kuid Revolution Medicine'i potentsiaalsete kasumite analüüs näitas, kui palju ettevõte loodab selle eest patsientidelt küsida. Ühe kuu ravikuur maksaks $30,500 kuni $37,300. Tulu ühe patsiendi kohta ulatub keskmiselt $250,000. Nende kahe ravimi koosvõtmine tähendaks juba seda, et keskmine kõhunäärmevähi patsient jääks $500,000 võrra miinusesse. See on enne, kui nad on üldse arvestanud spetsiaalselt valmistatud mRNA vaktsiini. Selle maksumuse kohta on BioNTech pärast aastatepikkust tööd öelnud, et nad suudavad selle tõenäoliselt viia alla jahmatava $100,000 doosi kohta. Kas potentsiaalselt elupäästvale ravimile pääsevad ligi kõik patsiendid? Või kujutab see endast järjekordset lõhet tervishoius? Selline, kus eliit saab kõige tõhusamad ravimid ja parimad ellujäämisvõimalused, samal ajal kui kõik teised peavad maksma üüratuid summasid keemiaravi eest ja lihtsalt lootma parimat. Hea uudis on see, et FDA on andnud loa laiendatud juurdepääsuks Duraxon Rasibile selle varajaste paljulubavate tulemuste põhjal. Ja nüüd, kui teadlased on näidanud, et krassi on võimalik võita, tormavad farmaatsiaettevõtted välja töötama omaenda ravimeid, et ära kasutada selle nõrkust. 2026 aasta juuni seisuga on Johnson & Johnson kulutanud $1 miljardi, et siseneda krassiga seotud vähiravi võidujooksule. Teoreetiliselt peaks konkurents suurte farmaatsiaettevõtete vahel ravimite hindu langetama. Kuid arvestades tõsiasja, et sellistes riikides nagu USA jäävad paljud ravimid keskmisele inimesele hinna tõttu endiselt kättesaamatuks, isegi konkurentsi olemasolul, jääb nende meditsiiniliste läbimurrete poliitiline ja sotsiaalne tegelikkus tulevikus alles näha. Aga kas see kõik tähendab, et oleme jõudnud vähisurma otsuse lõpuni? Üks asi on kindel. Oleme sisenenud uude teaduslikku reaalsusesse, onkoloogia jumalarežiimi ajastusse, kus ükski mutatsioon pole enam puutumatu, kus ravimitega seni sihitamatud seisundid ei tähenda enam ravimatuid haigusi. Need on lihtsalt järjekordne väljakutse, mis tuleb lahendada. Krass-mutatsioonide raviks välja töötatud uued meetodid saab rakendada paljudele varem võitmatutele mutatsioonidele ja valkudele. Ainus, mis on hukule määratud, on kõhunäärmevähi õudne 13% ellujäämismäär. Katsete põhjal pikendus nende uute meditsiiniliste imedega ravitud patsientide eluiga pärast kõhunäärmevähi diagnoosimist peaaegu 2-kordseks. Isegi metastaatilise kõhunäärmevähiga patsientidel vähenes surmarisk 60%. Veelgi parem, ka patsientide elukvaliteet paranes. Duraxon Rasibi kergemad kõrvaltoimed tähendasid, et need patsiendid said rohkem kui vaid lisakuud. Nad said parema elukvaliteedi ja rohkem aega lähedastega. Ja ainus, mida nad pidid tegema, oli võtta 3 tabletti 1 kord päevas. Pered, kes varem lootsid parimal juhul vaid mõnele lisakuule koos lähedastega läbi valulike ja kurnavate keemiaravikuuride, on nüüd saanud uue lootuse. Lootus on, et pärast kõhunäärmevähi diagnoosi võiksid nad oma lähedastega koos olla üle aasta kuni mitu aastat. Isegi lootus, et ühel päeval võiks nende lähedane olla täielikult vähivaba. Meditsiinikogukond on tulnud kokku, et anda inimestele sõna otseses mõttes uus elu ja unistus on, et need läbimurded ei piirdu ainult kõhunäärmevähiga. Ravimitega mõjutamatuks peetud koodimurdmine võib olla esimene samm mõnede maailma kõige surmavamate vähivormide ravis. Täna arendatavad uued ravimid võivad päästa igal aastal nii palju inimesi, et neist piisaks terve suure linna täitmiseks. Ja kes teab, milliseid muid imesid võib meditsiini tulevik tuua? Sellised läbimurded võivad anda aega juurde, kuid nad ei suuda peatada vältimatut. Need, kes seda iga päev näevad, on õppinud mõningaid üllatavaid õppetunde. Saate rohkem teada sellest, mida arstid soovivad, et nende patsiendid teaksid surmast, või vaadake seda videot.